Küll mäletan mina oma lapsepõlvest, mu emapoolsed juured on siit samast Anijalt ehk tõsine Põhja-Eesti tüdruk ja meie vanaema tegi väga palju Odra kruubist toitu. Oder on jäänud võib-olla natukene vähem tähelepanuta võrreldes teiste teraviljadega. Tänapäeval teda juba kasutatakse väga palju, väga hästi ja tema kergelt väiksem gluteen ehk siis nisugluteen on väga raske taluda. Odra gluteen siis on pisut leebem, et selles mõttes nagu võib-olla mõnele ikkagi võimalik süüa. Odra kruup on siis selline mõnus teravili, Odra jahu, seda saab igatpidi peenemat, tihedamat, teralisemat, et igal juhul on teda väga mõnus kasutada. Üks vahva toit, mida Odra kruubis saab teha, on orsotto. Nii, kõigepealt paneme sibula. Ja teise panni peale paneme peekoni, mis läheb siia orsotto sisse. Nii, ja nüüd siis kruup, oder, enne pestud, kindlasti peab enne teda pesema, sest et tal on see tolm küljes ja see jätab ta häguseks. Siia tuleb kindlasti panna ka valget veini. Ta siin säriseb ja juba eelnevalt on valmis tehtud puljong, köögivilja puljong ja hakkamegi seda siia risotto-laadselt segama kulbi kaupa lisama. Ja siis muudkui ootame, kui väheneb puljong, paneme jälle juurde ja vahepeal maitseme, kas on soola ja pipart vaja. Aga Põhja-Eestis on oder kasvanud ka kogu aeg ja Odra toidud, kus peres rohkem, kus peres vähem, on ikkagi kogu aeg olnud olemas.